et ma ei ole kuidagi endaga kunagi rahul. Et ma alati tunnen, et ma ei ole piisav ja ma kogu aeg tahaks midagi rohkemat ja rohkemat. Mis küsimus see veel on, et ma täiesti hüppasin lakkerõust, et see oli tõesti üliäge, et seal ei olnud mingit küsimust ka. Otsin ikka lõpuks oma meigikotist enda lemmik selle kombinatsiooni, huulekombinatsiooni välja ja hakkasin ise kõigile tegema, et ei, mul on vaja kontuur oleks tugev ja et see piitsikas toon oleks seal sees täpselt see, mis minul on. Tänaseks jällegi justkui kahetsen seda, et ma nii palju tööd tegin, kui laps oli väike. Ega sa ennem ei hakkagi tegelema, kui sa oled midagi sellist suurt läbi elanud või kui sa oled kuskile põhja nii-öelda nagu sattunud, et selles mõttes ma olen isegi tänulik, ära proovi kontrollida asju, mida sa ei saa kontrollida, mida sa ei saa muuta ja ära muretse nende asjade pärast. Et samamoodi ka see kehtib kõigele, mis maailmas toimub, kõigele, kuidas teised inimesed reageerivad näiteks. Või mida nad räägivad sinust või sa ei saa neid asju kontrollida, vaid sa saad kontrollida ainult seda, kuidas sa ise reageerid ja kuidas sa ise käitud. Mismoodi alustasid, mismoodi elad, mismoodi kannad ja mismoodi tuleb sellest kõigest kuulete juba meie Denim Dreami sõpradelt meie uuest podcastist Mismoodi. Tšau! Tänase saate külaline on naine, kes pole üldse mitte esimest korda siin ja seda sellel põhjusel, et me oleme harjunud nägema teda iga päev kaamera ees moelaval, aga nüüd on ta astunud moelooja rolli ja täna koos teie endi saadetud küsimustega saame sukelduda tema praegusesse maailma veelgi sügavamale. Tere tulemast saatesse, Agne Vaher! Tere! Aitäh kutsumast! Lõpuks me oleme pidanud nii palju seda edasi lükkama ja kõik need haigused asjad. Tallinn Fashion Weekist on nüüd 2 nädalat möödas, aga lõpuks me oleme siin ja me saame selle kaua oodatud episoodi ära teha. Selline pingelangus oli, et hääl oli täitsa ära. Jaa, ei saadki lihtsalt salvestada, sa lihtsalt ei saanudki rääkida, sosistasid ju täiesti. Nii et nüüd on Agne tagasi mängus, nii et saame kõigest kuulda, et tegelikult me oleme ju sinuga 3 aastat tagasi episoodi juba salvestanud ja seal me oleme teinud selle nagu meie traditsioonilise selle lapsepõlvest kõik karjäärini välja. Kes tahab, siis minge kuulake see episood uuesti ära, sest tegelikult see oli täiega põnev, ma kuulasin ise üle. Me rääksime kõigest nendest moevärkidest, kus sa kõik välismaal käisid ja kõik need jutud on seal olemas. Ja täna meil on siis teistsugune ülesehitus, sinu enda jälgijad on saatnud küsimusi ja nende põhjal me oleme siis need küsimused või mina olen selle nüüd küsimused kokku pannud, et me keskendume just sellele praegusele ajamomendile ja praegusele tähehetkele, mis on ennekõike siis eriline just selle tõttu, et tuli välja Denim Dream by Agne Vaher kollektsioon, mis see on nagu nii suur asi, see on üks sinu suur unistus ju olnud, nii et me saame sellest ka kohe rääkida, aga tegelikult kõige esimene asi, mis ma tahaks küsida, oleks see, et mis on selle võib-olla 3 aastaga nüüd vahepeal võib-olla sinus endas nagu muutnud, et kes see Agne, kes oli 3 aastat tagasi ja versus see Agne, kes on täna siin mul vastas, et kas on miskit muutunud ja mis etapis sa nagu elus oled, sa tunned, et sa praegu oled? Oi, kohe kindlasti on väga palju muutunud, et ma ise tunnen, et see viimased 3 aastat on väga tormiline olnud, väga palju on toimunud. Nii mõningadki, ma räägingi, et ongi unistused on täide läinud, kaasa arvatud ka see, et kuidagi ma tunnen ka vaimselt, olen hoopis teises kohas igatepidi, et väga suur muutus on tulnud ja ma arvan, et siin jutu käigus tulebki enam-vähem need kõik välja. Saame sukelduda sinna, on ju. Just. No väga lahe. No 2 nädalat tagasi oligi see ühe unistuse täitumine, kus siis Tallinn Fashion Weeki laval kogu Denim Dreami kollektsioon by Agne Vaher tuli välja koos ka Texa kollektsiooni ja Denim Dreami enda kevad kollektsiooniga. Esiteks minul oli terve aeg kananahk kihul, see terve see tervik, see terve see show, see oli lihtsalt nii ilus, see oli ka äge, see oli nii emotsionaalne, see sinu osa oli mingi pisarakisk. Ühesõnaga hästi uhke tunne oli vaadata seda kõrvalt ja see oli vau, aga ma ei kujuta ette, mis tunne oli sinul. Sa oled Tallinn Fashion Weeki laval olnud nagu nii palju seal laval kõndinud, korduvalt aastaid seal käinud. Mis tunne oli nüüd olla selles rollis, et sa olid looja? Me nägime sind ainult viivuks lõpus seekord ju lavalt korra läbi kõndivad.
mis tunne sul oli, mis sa mäletad sellest hetkest? oi, Isver, tead, see päev läks sõrmenipsuga, et just kui lähed hommikul vara kohale, mõtled, nii palju aega on, aga vau, ma täitsa saan aru, miks mu hääl läks ära, et aga ma armastasin igat hetke, mis seal kõik toimus ja kunas ma olen selline inimene, et mulle meeldib väga kuidagi asju nagu kontrollida ja ma sellega tugevalt tegelen. Siis sellel päeval mulle hullult meeldis, et ma saingi näpuga näidata ja kõik asju öelda ja ma tahan nii ja ma tahan nii ja nii ja nii ja nii. Et see oli nii äge, kuidas ma sain ennast väljendada selle show'ga. Et see oli üliäge, et tavaliselt ikkagi, kui ma olen modell, siis ma selles mõttes ei ütle ju midagi, et pannakse selga see, mis pannakse, tehakse minuga see, mis tehakse, kõnnin nii nagu soovitakse, et seekord oli jah, selline kuidagi ülimalt äge kogemus, et jah. Et vastupidi, kui muidu öeldakse sulle tee nii ja sina, tegelikult modelli kohus ongi täpselt nii teha ju, ega seal sa ei avalda arvamust, et ma arvaks, et võiks äkki need kingad panna või midagi. Et nüüd sa täpselt vastupidis rollis. Oota, aga räägi, mis seal lava taga siis ikkagi toimus? Ma ei kujuta ette, kui sa ütlesid hommikust saati hakkas see sagin pihta, tood nagu konkreetseid näiteid, mis asju action seal toimus? Ütleme, et ma olin kindlasti arvestanud, et igasuguseid asju võib juhtuda ja ma juba tean, mis need variandid on, mis seal võib juhtuda, eks ju. Ja peaaegu kõik siis juhtusidki. Et näiteks soengud, et seal ma pidin ikkagi näpuga järgi pidama, et kuidas üks lokike kuskilt ja sealt. Et sest ma olen selline inimene, et mul on kindel visioon ja mul on vaja täpselt nii, nagu mul see visioon on. ja siis ma ajan seda taga, et ei ole mitte mingit muud varianti, et eks see on nii positiivne kui ka võib-olla mingis mõttes negatiivne, et see on jällegi selline, ütleme, edasiviiv jõud samas, eks ju. Aga jah, ühesõnaga ja siis Katrin Sangla meil seal tegi meiki, ta on väga kiire ja ta on ainus inimene, keda ma nii-öelda usaldan siis, kes teeb kõikidele modellidele kiirelt ja õigesti ja mõnusalt ära. Ja seal samamoodi ma võtsin ikka lõpuks oma meigikotist enda lemmik selle huule kombinatsiooni välja, hakkasin ise kõigile tegema, et ei, mul on vaja kontuur oleks tugev ja et see piitsikas toon oleks seal sees täpselt see, mis minul on, seda on vaja. et siis ma ise natukene ka aitasin kaasa. Aga jah, et selles mõttes ongi, et sinna ei saa kuidagi nagu pahaks panna, et see ongi lihtsalt minu see visioon ja nii on, et natukene seal vaidlesime, aga see oli siuke nagu sõbralik vaidlemine, et eks jah, me saame väga hästi Katriga läbi, et see oli siuke naljakas isegi. Ja siis no mis seal veel juhtus? Seal oli nõnda viisi ka, et näiteks üks modell ei tulnud, ei saanud proovi tulla, riiete fittingule ei saanud tulla ka lavaproovi, et ta tuli hästi natukene aega enne siis show'd kohale, et siis seletada, kuidas see kõik see kõndimine käib, aga õnneks ma teadsin, et ta on hästi kogenud ja oskab väga hästi, et kõik tuli super hästi välja, et selles mõttes jah. See tundus nii keeruline see, kuidas nad teadsid, mis ja neid oli ju nii palju ja see minul oli küll täielik error nagu pealt vaata, et ma olin mingi vau nagu. Aga läks tegelikult pange, aga kellelgi meie jaoks on see ikkagi lihtne jah. Pange läks tegelikult defilee. et seda me seal proovisime küll läbi, aga ikka lõpuks läks ikka kuidagi nässu, et ma päris ise ka lõpuks ei saanud aru, mis nad tegid seal, et ühesõnaga see läks pange. Siis tegelikult oli valguse osas ka, et show tegelikult pidi hakkama pimedas, muusika pidi käima ja pimedas pidi modellid siis ette kõndima, see kõik jäi ära. Jah, et tuled põlesid, muusika läks käima, modellid läksid, siis ma olen okei, juba see esimene hetk oli vale, mis nüüd veel tuleb. Et ühesõnaga pinge oli ikka korralik üleval mul seal terve selle õhtu jooksul ja siis siis juhtus veel selline asi, et üks bluus oli puudu.
ei tea kuidas, siiamaani ei tea kuidas aga ühesõnaga üks ja sama pluus, ma tahtsin hästi palju siis nii-öelda miksida ka neid tooteid, et ongi, et need püksid mingi teise topiga, see pluus mingi teise alaosaga, et näidata, et sa saad tegelikult neid tooteid omavahel ka kombineerida ägedalt. Just. Ja siis ühel naisterahval siis, kes on muideks väga ilus Denim Dreami töötaja, siis teemal pidi olema üks bluus, mis on siis teisel modellil ka, et 2 tükki pidi neid olema. Ja see oli ta ainus outfit ja mõtlesin, et seda polnud. Mingi tunnikene enne show'd siis. Yeah. Siis mõtlesin, et okei, et nüüd on nii, et sa vist ei lähe lavale, et mis me nüüd teeme. Ja õnneks oli ühte teist toppi siis topelt. See ei läinud talle selga. Ja siis oli, et aga kuuled, et aga veel õmbleja siin samas kohe õmbleja siis konstrueerija on ju, et kiiresti siia, et liigutame neid nööpe nüüd, tehke kõik lahti ja liigutame neid nööpe lihtsalt sinna poole. Et ja niimoodi ta siis läkski lõpuks. Et enne laval minekut tõmmeldi lihtsalt nööbid ümber ja oligi. Et tuleb olla nagu valmis kõigeks ja nagu sa enne või nagu sa oled öelnud, et tuleb lihtsalt leida kiired lahendused. Ja samamoodi ka, kunas ma tahtsin, et defilees oleks ikkagi kõik tooted näha, siis meil jäi üks modell puudu. Nii, mis ma teen? Võtan turundusjuhi. Saadan ta soengusse meiki ja tuli jalutas. Tuli oli. Ja just. Et lahendused on alati olemas. Ja see kleit, mis sul endal lõpus seljas oli, kas seda ju modellidel ei olnud, on ju? See on ka tuleb müüki või? Jah, see oli nii minu keha järgi tehtud, et see ei läinud kellelegi. Aga kas see tuleb müüki? Siis ma pidin ise panema, kuigi ma ise tahtsin tegelikult panna miskit nagu topelt, et oleks laval ikkagi rohkem nii-öelda, aga see tuleb ka müüki. Ja see on kusjuures, ma ütleks ausalt kõige keerulisem kleit, mis meil kogu kollektsioonis on olemas, sest seal on hästi palju diagonaallõikeid ja see hästi keeruline see mudel, et väga kaua sellega me tegelesime täitsa lõpuni välja. Vau. No see on kohe näha, ta on nii erilise, täpselt see lõige ise teeb ta nii eriliseks, aga samas see, et ta on nii lihtne, see teeb ta nagu nii elegantseks. Pealt näha on lihtne, aga kõik õmbluskonstrueerijad näevad küll, oi. Tegelikult see on jällegi see näide, mida tegelikult masstoodangusse justkui ei tehta. Et seda lihtsalt poleks nagu rahaliselt mõttekas teha ilmselt massida. Ja võib-olla ei sobi ka paljudele kehatüüpidele. Et praegult sellepärast ongi see Denim Dreami kollektsioon selline eksklusiivne ja no me ise ka pärast show'd tahtsime ikka sind korra näha, aga siis Tuuli ütles, ei, Agne praegu on seal pikali maas põhimõtteliselt nutab, et ärge üldse proovigegi, et ei saa teda praegu, et ta on seal. Mis siis pärast seda show'd, mis niuke pingelangus ja see crash toimus ja pärast sa pidid veel kõik intervjuusid ja pilte ja kõike räägi, mis pärast seda show'd toimus siis? Jaa. Ma ise arvasin, et ma hakkan seal lava peal nutma, aga kuidagi seal oli veel see hästi suur pinge üleval ja ma isegi näinud, kes seal vaatasid ja kuidagi ma oli täitsa omas mingis, ma ei tea, milles maailmas. Ja ei no, backstage jõudsime, tegelikult oligi kohe kiire ju välja pildistama, intervjuud, kõik lähedased inimesed tulid, et see ongi, ma ei ole kunagi sellist asja kogenud, aga kujuta ette, kui sul on, ma ei tea, 40-50 mingi väga suur juubel, sa kutsud kõik oma väga tähtsad inimesed kohale, kõik tahavad sind õnnitleda, ma ei tea, ilusaid sõnu öelda, kõik tahavad sust midagi, mis on nagu tore, aga sa tegeled sellega ainult poole tunni jooksul, see kõik toimub sul poole tunni jooksul. Ja lihtsalt see emotsioon ja kõik see, ma tahaks ju kõigile anda ju ka vastu võtta neid kõike ja pärast jälle tundsin ennast natuke süüdi, et ei jõudnud piisavalt kellegagi rääkida ja tänu näidata välja, et ja need intervjuud ka kõik otsa, kõik olid järjekorras ootamas, et siis kuidagi kõik see toimus lihtsalt poole tunni jooksul ja kui ma jõudsin sinna backstage'i peale seda, mul läks kohe hääl ära, ma olin täiesti juba sosistasin seal backstage'is. Ma mõtlesin küll, vau, et poleks arvanud, et selline pingelangus äkki tekkis, et keha reageeris vaata kohe nagu, et tundis, nüüd on see hullumaja, aasta aega kestnud hullumaja läbi saanud. Jah, täitsa crazy et kuidagi töötad millegi nimel hästi kaua ja siis kuidagi see hetk on nagu see väike hetk. Kuigi see justkui nagu siiamaani ju kestab,
aga niimoodi nagu vaikselt ja niimoodi taustal. Et see oli see kuidagi jah. Väga lahe. No mida jälgijad väga tahtsid teada, oli just see, et kuidas see nagu üldse see asi alguse sai, et kuidas sai nagu Denim Dreamiga, sa oled meie peres olnud juba nagu aastaid. Ma olen sisse kolinud juba. Sa oled juba nagu nii meie peres. Aga kuidas ikkagi see idee sündis, et nüüd teha sellest kollektsioon ja kuidas see protsess välja nägi, et aasta aega te tegelikult tegite. Ma mäletan, sa mingi, ma jälle lähen Denim Dreami, sa käisid seal rohkem kui mina. Et räägi, kuidas see välja nägi. Ja ühesõnaga Tuuli helistas mulle siis üks päev. Meie turundusjuht. Ja et kuule, et Agne, et meil tuli siuke mõte. Ja et kas sa oled üldse huvitatud ja nii, ja ma olin mingi, et mis küsimus see veel on, et ma täiesti hüppasin lakkerevust, et see oli tõesti üliäge, et seal ei olnud mingit küsimust ka, et kas ei tulnud mingit hirmu naha vahele, et mingi kohe teadsid, on ju. Et tõesti ülimalt äge, et jah, aga niimoodi läkski ja ma käisingi esimesed pool aastat siis iga nädal kogu aeg siis esiteks valisimegi ju kangad, on ju, terve tuba oli hästi palju kangaid, erinevaid täis, igasugused värvilisi ja siis mina ikka muidugi valin lõpuks igasugused valged värvid, erinevad valged toonid erinevad varjundid lihtsalt. Just, valgel on ka vahe ja siis valisime kangad välja, siis saime mõelda jooniseid, et ma seal panin mingid ideed kokku ja siis joonestasime paberitele kõik mudelid ja niimoodi hakkasimegi. Meie disainer Svetlana Pusorjova oli nagu sinul see kõrval, kes aitas neid ilmselt visuaale siis tegi nagu sketše ja just. Et see ise päriselt ju disainer ei ole, kes sketšid joonistas, sa tulid oma ideedega mu joonistamiskill ei ole väga ja temaga koos siis, okei. Just, et tema pani siis need ilusti paberile kõik need ideed. Ja edasi juba oligi, läksid rõivatehnoloogile arvutisse siis kõigepealt proovisime proovikangastest riideid selga ka igasugustest värvilistest, et seal oli natukene selline raske aru saada, et milline see toode nüüd siis lõpuks välja tuleb. Et jah. Ja iga nädal käisin ja proovisin ja sentimeetri siit, sentimeetri sealt, kuskilt jälle miskit teha, et jah. Iga nädal põhimõtteliselt aasta aega. Mis oli võib-olla kõige keerulisem siis hetk selle aja jooksul, et ma kujutan ette neid üllatusi ja mingeid selliseid ootamatusi võib tulla selle aasta jooksul päris palju, et mis sinu jaoks oli selline, et no kõige keerulisem oli kindlasti, et mida üldse luua, sest et tegelikult ideid on ju niivõrd palju, et mida nüüd neist valida selleks korraks või et üldse, et millest nagu siis alustada või et mis kõige sellisem ägedam on ja läks nõndaviisi jah, aga kindlasti oli ka seal muidugi olukordi, kus minu soovid olid iganes rasked, et ega minuga kerge ei ole. et kindlasti jah, need mudelid ja lõiked ja ei ole kõige kergemad, et tuli seal välja mõelda igasuguseid lahendeid, et natuke mul endal ka kogemust, et ma oskasin veidi kaasa mõelda, et ma kunagi ka õmblesin koolis kollektsiooni, olin pikad päevad koolis iga päev siis peale koolitunde õmblemistundides ja õmblesin ka kleite ja nii et natukene oskasin kaasa mõelda ja võib-olla mingeid lahendusi pakkuda ja et siis me alati leidsime, et ma ei ole ka üldse selline inimene, kes annab alla, et ma ikka alati surusin enda seda soovi peale, et selles mõttes, kui ma tahan seda, me leiame lahenduse, ei ole nii, et ei saa, saab, kindlasti saab, kuidagi ikka saab. Just. See on väga oluline, vaata just ongi, et kuna see oli teie ühine, siis ma ise mõtlesin ka, et kui palju seal pidi neid nagu kompromisse tegema, et kui palju sa said nagu vabalt nagu nii-öelda loomingul lasta, minna tuulde, aga kui palju tegelikult pidi vaata nagu Denim Dreami poole pealt just vaatama, kas ta suurt pilti on ju, et tema kui ettevõtja vaatab kindlasti seda suurt pilti, et kui palju sa pidid niimoodi kompromisse tegema selles mõttes? No eks jah, selles mõttes ma ei saa teha Eestis haute couture'i, mida sa paned siis
poelettidele müüki, on ju. Et natukene kippus sinna poole juba minema, et väga palju ikkagi kuulsin seda, et see on ikkagi eraldi tellimusena teha, et tegelikult praegult ka need tooted ikkagi, mis on müügis, siis need on ikkagi väga selles mõttes erilised, et neid pigem tehakse tegelikult selliseid mudeleid siis vastavalt kliendile personaalselt. Et jah. Minu arust on see just nagu äge, et tegelikult selles kollektsioonis, meil on endal nüüd ka sinu kollektsioon seljas, mina saan ka just korda, ma tunnen väga eriliselt ennast. Et see ei ole, need ei ole siuksed riided, et sa paned selga, jah, ma lähen nüüd, tead, nagu igapäevane asi, mida sa võib-olla ostad, vaid ma panin selle selga ja ma tõesti tundsin ennast eriliselt ja minu arust see kogu kollektsioon peegeldab seda, et ja see on minu arust nagu äge, et ta nagu paistab silma, sellel on seda mingit erilist tatsi ja siukest kõrgmoeg nagu siukest tatsi juures, et see mõte, et ta annaks sulle mingi emotsiooni, et ta ei oleks lihtsalt riidese, vaid et sa tunneksidki ennast hästi, naiselikult, et see tooks kõik selle mõnusalt välja. No sa ütlesid, et väga kõige keerulisem osa oli just nende siis välja valida, mis need mudelid olid. Mis see lõpuks see sinu jaoks nagu määravaks sai? Mis oli see sõnum, mis see inspiratsioon, mis see tunne oli, et ma selle põhjal ma teen selle valiku, et see on see tunne lõpuks, mis ma edasi tahan anda? No tegelikult eks need kangad ka juhtisid ikkagi päris palju selle lõpptulemuse poole, et mis mudelid ma siis ikkagi valisin, et näiteks see ombre kangas, mis meil kleitidel on, et selle lasime täitsa eraldi teha, et sellist kangast ei olnud nagu üldse kuskil valikus, vaid ma lihtsalt ütlesin Svetlanale, et mul väga oleks soov teha selline valgest kuldseks ombre kangast, et kas meil on võimalik ja kui ma nägin seda esimest näidist, siis ma mõtlesin, et okei, sellest me peame veel ühe kleidi tegema, see on nii ilus, et ja niimoodi see kogu aeg niimoodi areneski edasi, et väga toredasti. Ja ühtki teist värvi see siis lõpuks jäi valge ja tuli kuldne sekka. Ja kas oli veel mingi värv, mis sa mõtlesid, seda äkki oleks pidanud või tohtnud natukene oli. Mul oli seal hästi selline pastellne roosa tegelikult mõtteis ja pastellne sinine ka. Aga lõpuks siiski jäid välja see kord. Mis su enda siuksed lemmiktooted sealt ja... Ei, niimoodi ei saa küsida. See on nagu sinu lapsukesed või? Päriselt. No see, mis sul endal seljas muidugi, see on üks minu ka lemmikuid. See on täielik power suit, et jah, see kuidagi annab väga palju sellist enesekindlust ja kuidagi... Ja võt sellist, ega sa kuskilt mujalt sellist teist ei leia, aga või ta on täpselt siuke, et nagu ma ei teaks, kuhu sellist isegi otsima minna, et see on tõesti väga-väga eriline. Nüüd praegu on siis müügil esimene sats nii-öelda. Esimene sats tooteid on väljas. Maikuu siis jooksul tuleb ka siis teine osa nendest toodetest. Ja teine osa on siis enamasti just need igasugused lendlevad kleidid ja selline pidulikum versioon võib-olla natukene ja pulmalikum, et suvised kõik ägedad pidulikud üritused ja et nende jaoks. Just, väga hea. No mida veel küsiti, mis väga palju käis läbi jälgetes, oli ikkagi see, et kas see nüüd on siis millegi suure algus, kas siit on tulemas nüüd lõpuks oma bränd või ma ise mõtlesin vastupidi, et aga äkki just see hirmutas sind ära, kuidas sa nägid, kui palju tööd ja vaeva seal oli, et äkki sul tekkis just see, et ei, ma sain aru, et see pole minu rada. Kumba pidi siis tunne praegu on? Ei, mulle väga meeldis absoluutselt kõik hetked, mis siin aasta jooksul on olnud sellega seoses, et eks see on kindlasti üks mu suur veel unistusi tegelikult, et see oleks ülimalt äge. Ikkagi võime loota, et tuleb ka täitsa oma bränd. Meil ei tea. Väga lahe. See oleks väga äge, jah. Et sinna see unistus natukene siis pürgib on ju. No väga hea. No mis üleüldse selle suve kõige... ütleme suvi 2026, kui me räägime moest, me saame sinu kollektsioonist natukene aimu, mis suunas see mood on, kus ta liigub, aga mis veel üleüldiselt moest rääkides, et ma arvan praegu kõik natuke ootavad neid suveilme ja tahaks juba oma suveriided välja otsida ja mingeid ägedaid outfit'e teha. Mis on 2026 suvi moes?
no mina ise näen seda, et võib-olla mitte nii palju ikkagi trendide järgi ei joosta, aga mida ma ise võib-olla see suvi rohkem siis nii-öelda järgin ja mis tegelikult on, mida on ka mõnus edaspidi kanda ja mis ei lähe ju tegelikult ajast välja. Hästi palju on pitsi see suvi mängus, et sellised ja väga sellised läbipaistvad sheer-kangad lendlevad, et jah, mina ise väga nagu ma kuidagi ajan neid siis taga nii-öelda, et väga-väga see trend nii-öelda meeldib. Ja väga seda sama kangast ja joont nagu sul endal, sul on ka hästi lendlevad lõiked kleitidel on ju, ja siuke läikiv, siukene nagu hästi siuke peen on ka see nagu massimoes on seda nagu näha vaata, et siuke peen pits, läikiv, siuke natuke glamuurne ja seda siis kombineeritud siukse igapäevaga. Hästi palju satiini ja selliseid langevaid lõikeid ja. Aga on mingid trendid, mis sa ütlesid, vaata trende tegelikult nagu ei tasuks nagu enam, ei tasugi nagu nendest nii kinni võtta on ju, aga on mõni trend, mis sind täiega praegu nagu on võtnud su enda haardesse ja võib-olla mõni trend, mis sa vaatad, et appi inimesed, ärge selle kallal jookske, vaata, et see on nii nagu siuke kiiresti tuleb, läheb, et võib-olla overrated võib-olla niimoodi. Ja no näiteks see suvi on kindlasti fringe, mis eesti keeles on siis narmad. Jah, narma trend, et see on väga nii-öelda moes, aga ma ise selle järgi väga ei läheks, et see on jällegi selline, mis tuleb ja läheb ja kindlasti neid on veel, aga no jah. Aga on sul midagi, mis sul praegu meeldib trendi maailmas? Veel lisaks sellele pitsile ja läikivale? Need ongi praegu põhiliselt ikkagi. Kui tahate Ahne moodi olla, siis kandke tema kollektsiooni ja pitsi ja satiini. Ja, et kõik selline hästi naiselik, mis ikkagi seda toonitab ja ikkagi tunned ennast helgelt, naiselikult, mõnusalt, et jah. No maikuus on meil endal Denim Dreamil teksakuu ja kuna Denim Dream on ju Baltikumi suurim teksamüüja, siis teksad on, vaata, see on, et olgu ükskõik mis moes, siis teksa on alati ja sul peab hea teksapaar olema, aga täna on neid teksamudeleid nagu nii palju ja tegelikult väga ägedaid, aga need on nii skinnidest, sa oled poodi, see valik on lihtsalt nii lai, skinnidest kuni täiesti laiadeni ja mis iganes sinna ka vahele jääb. Mis on praegu sinu siuke lemmik teksamudel ja mille poole me kõik natuke peaks vaatama, et olla sellel suvel siis? Mul endal on 2 leeri, ehk siis üks on selline straight fit, mis mulle väga meeldib ja tegelikult kõrge pihaga straight fit ja hästi lõikega, ehk siis mul on võimalik neid kontsadega kanda, see mulle hullult meeldib, ta teeb hästi sihvakaks, hästi ilusaks ja selline mugav kanda ja teine variant on siis ka jälle kõrge pihaga, aga mis alt veidi läheb laiemaks. See on ka väga selline tegelikult ajatu, et eks ta jälle tuleb ja läheb vahepeal, aga ta jällegi teeb hästi sihvakaks ja hästi naiselik ja selline kaunis minu meelest. Ja minu arust need straight lõige on Calvin Kleinil on ideaalne, see straight lõige siukene, mis just esimesena rääksid, aga tõesti see alt laienev tuleb täiega tagasi. On palju Marcianol. Jaa, just, Marcianol on just. Ja see tuleb täiega tagasi. Mingi, et ta käib nagu lainena, aga minu arust see suvi on nagu niimoodi, et ja kõige hullem on see, et veel need madala värvliga ja alt laienevad on ka veel tagasi, nendeni mina veel ei küündi, aga need on ka, kes väga trendikad tahavad olla, siis võta need, mis meie nooruse teksad on põhimõtteliselt, pane, otsi, mine katsukas võid sealt need ka osta, aga need on ka tagasi. Just. Okei, aga kui me lähme nende teemadega edasi, mis jälgeid huvitas, siis kogu see Denim Dreami tegelikult kollektsioon, Denim Dream by Agne Vaher on tegelikult ju ikkagi suuresti võimalikuks sai tänu sellele suurele tööle, mis sa läbi aastate oled teinud, et oma seda kogu isikubrändi üldse üles töötada, kogu see töö, mis sa oled sotsiaalmeedias teinud moevallas, et see ei ole see, et küll tal ikka vedas, et niimoodi ma arvan, keegi enam seda ei arva ja seda ka sinu jälgijate nendest küsimustest oli näha, et nad
nad kohe nagu nad kohe tõstsid seda hästi tugevalt esile, et vau, kui töökas sa oled olnud, kuidas sa oled seda teinud. Ehk ma küsikski võib-olla üks naine küsis kohe konkreetselt, et kuidas sina oled seda oma isikubrändi üles töötanud ja kas sul on anda mõnda 1-2 nõuannet nippi, kuidas tema saaks seda sama edukalt võib-olla siis teha, et mingit nõuannet anda? Ära anna alla, et kui sa midagi tahad, siis lihtsalt pürgi sinna poole ja no samamoodi nagu praegu kollektsiooniga ka, et olidki mingid keerulised osad, aga ei ole olemas sellist asja, et sa ei leia lahendust, et kui on probleem, leia lahendus, mitte ära anna alla, et pigem on alati see, et mitte ei saa, vaid kuidas saab. Et ma arvan, et see on üks asi, mis mul on hästi tugevalt kogu aeg igal alal sees. Et ikka oma tahtmist peab saama. et kuidas saab. et pigem on jah see, et ma arvan, et see on üks asi. Et jah. Et ei tohi alla anda, sest aga mis on sul olnud hetki, kus sa oled tundnud, et selle aja jooksul siin, ma ei tea, kui kaua sa oled, kui kaua, mis aja, mingi 10 aastat ütleme, kaua sa oled seda asja üles töötanud, et on sul olnud hetki, kus sa oled tegelikult tahtnud alla anda, et kurja nagu ma enam ei jaksa või ma enam ei taha või ma ei tea, kuidas siit edasi? Ei ole olnud tegelikult, sest ma teen ikkagi seda, mis mulle väga meeldib, et ma tõesti armastan seda kogu protsessi kõikide koostööde projektide osas, et ma kunagi ma ei võtagi vastu selliseid asju, mida ma ei taha teha, et selles mõttes see on üks väga selline äge osa selle töö juures, et ma saangi põhimõtteliselt valida ja vastu võtta just seda, mis mulle väga-väga meeldib teha. Et selle üle ma olen väga tänulik. Just. No selles eelmises episoodis, mis oli siis 3 aastat tagasi, seal me rääkisime hästi palju, kuidas sa teed ja kuidas sa filmid neid ja kuidas su iga päev välja näeb, et kes tahab minge kuulake sealt lähevad, aga mina võib-olla just mõtlen täna seda, et mis on see 3 aastaga selles sotsiaalmeedias ja Instagramis nagu muutunud. Et mis on need suures pildis, mis on muutunud ja mis võib-olla sa enda konto osas ka tunned, et okei, ma pean ka nagu võib-olla seda olen pidanud muutma või edaspidi ma võtan selle suuna, et mis selles üldse Instagramis ja sotsiaalmeedias muutusi sa oled näinud? No muidugi on kõik sisu palju loomulikumaks läinud, selline mööda minnes tehtud justkui. Ja ma ütlen ausalt, minu jaoks on see üsna keeruline. et ma kuidagi mõtlen, et kuidas saab olla nii lihtne mingi asi või et kui ma teen tööd, et see ei saa ju ometi lihtne olla. Et ma ikka pean selle kuidagi hästi keeruliseks mõtlema, et aga see ju tundub ju huvitavan. Aga samas on ikkagi, vahel on ikkagi vastupidi, et ma ise töötan selle kallal. et lasta lahti siis natuke nagu nendest on ju, enda standarditest võib-olla. Et ma mäletan küll, et 3 aastat tagasi oli ikka iga projekti osas ma väga mõtlesin süseed läbi, et kuidas mingid ägedaid, mingid, ma ei tea, muutusi, mingid transformatsioone asju teha. No tänapäeval veel natuke ikka teen, aga jah, tegelikult nüüd on just see täiesti vastupidi läinud. Et mida lihtsam ja inimesele nagu lähedamal see asi on just, kui see tunne, seda vist rohkem see levib, on ju. Ma tean, mul sama probleem, ma tahan ikka teha oma mingeid ägedaid videosid ja monteerida väga kõvasti neid ägedalt kokku panna, aga tegelikult tead, ei ole enam nii palju vaja, ei ole tõesti jah, et ma pean ka kogu aeg ennast ikka tagasi tõmbama, et ära mõtle üle. Just. Et mida autentsem sa lõpuks oled, seda rohkem inimesed samastuvad või suhestuvad. Aga ei, ma arvan, mina teen ikka neid ka edasi, et lihtsalt tuleb kombineerida. Ja selles mõttes sa ei ikkagi jää enda liistude juurde ja mis sa tunned, et mis on sinu teema, siis ikkagi selles mõttes sellepärast ju ikkagi inimesed siin jälgivad ka, et päris ennast ei saa ka ära kaotada. Just. No üks hästi põnev küsimus, mis saadeti oli see, et kogu selle sinu karjääri ja kasvanud tuntusega, kuule, sellel aastal oled sa aasta sisulooja nominatsioonis, on ju? Ja ka aasta seksikama naise nominatsioonis. Mul on hääled juba antud, ma läksin kohe, kui sa jagasid seda, hääletasin kohe, mis on nagu väga suur tunnustus. See ei ole minu arust, see aasta seksikam ei tähenda lihtsalt see, et sa oled nagunii üks Eesti seksikamaid naisi, me nagunii teame seda, aga see näitab seda, et sa oled ka millegagi nagu sel aastal, tavaliselt need naised, kes sa saavad, on sellel aastal nagu midagi ka
kuidagi rohkem silma paistnud ja millegagi nagu hakkama saanud ja minu arust see on väga suur tunnustus sellises nominatsioonis väga olla. Suur üllatus jah, et muidu ma olen ikka paar aastat olnud seal sotsiaalmeedia siis nimekirjas, aga seekord jah 2 kategoorias. Nii et võid nüüd, miks siis peavad rahvas sinu poolt hääletama? Väga tore, et see trenn ja kõik see on vilja toonud. No tegelikult see küsimus, mis ma tahtsin jõuda, oli jälge küsimus selles osas, et kas selle kasvanud tuntusega sa oled tundnud seda, et see nii-öelda naiste vaheline konkurents ja kadedus, tegelikult seda on hästi palju, eriti nagu mida tuntumaks sa saad, ilmselt mida suurem kuulsus sellega kaasa tuleb ja siis, et kas sa oled seda enda nagu lähiringis ka täheldanud, kas võib-olla ka sõbrad või on see just sotsiaalmeedias üleüldiselt ja kuidas sa sellele oled reageerinud, et kui palju on seda kadedust ja konkurentsi ja just nüüd, mida kuulsam ja tuntum sa oled? Jaa, tead, sellega on nõndaviisi, et ma ise, kui ma ka suhteliselt alustasin ja ma ikkagi alustasin ka täitsa selles mõttes nullist, et ma mäletan, et ikka väga palju aastaid ma pidin ikka vaatama väga palju oma rahakotti ja et ei saanud lubada neid asju, mis ma tahtsin ja ikka vaatasin, et et kellegil on mingi toode või mingi asi, mida ma väga tahaks ja ma mõtlesin samamoodi, ma selles mõttes keerasin enda mindseti niipidi, et kuidas ma selle saan. Mitte seda, et ma olen inimese peale kade, mul on väga hea meel ta üle, vaid et kuidas tema selle saavutas või et ma tahan ka seda, et kuidas ma selle saaks. Ja siis ma mõtlesingi, okei, ma teen selle projekti ära, proovin veel saada ja panen kõrvale ja saangi selle. Ja niimoodi ma olengi kogu aeg nagu selles mõttes teinud, et mitte vaadata inimesi kadeduse pilguga, vaid just, et kuidas ta motiveerib sind. Et minu jaoks on see mindset palju tervislikum. Et samamoodi sotsiaalmeedias ka ikkagi tihtipeale on natuke raske võib-olla selles suunas ennast hoida, et ikkagi väga paljud näitavad enda elu parimast küljest ja kui hästi neil läheb, et mitte mõelda selles mõttes, et appi, et kuidas tal ikka nii hästi läheb ja mul ei lähe ja kuidas tal need asjad on ja mul ei ole, aga siis mõtled, mismoodi sa selle saaksid, mis sa peaksid enda elus muutma täna, et sa saaksid need asjad näiteks. Need ei pea olema materiaalsed, need võivad olla ka absoluutselt kõik muu. Aga oma lähiringis oled seda kadedust enda osas just tundnud ka või? Oled sa pidanud mõne sõbraga sõprussuhte lõpetama või kuidagi? No elu jooksul on mõned korrad seda ette tulnud ja eks ma olengi seda õppinud, et kui kellegiga tunnen negatiivset tunnet iga kord, kui ma temaga koos olen, siis ma lihtsalt suhtlen temaga vähem. Et elu on nii lühike, et mul on ikkagi vaja enda ümber seda lähiringkonda, mis mind ikkagi toetab, mis rasketel hetkedel on tõesti mulle, ma saan usaldada neid, et eriti nüüd, kui siin ikkagi ma pean väga palju arvestama, et mingid jutud kuskil võivad levida ja nii edasi, et ma pean väga tugevalt hoidma seda lähiringkonda ja õnneks mul on tõesti, ma olen praegu viimase aasta jooksul ka väga palju mõistnud, kui hoitud ma tegelikult olen ja kui head inimesed ma olen leidnud, et see on äge. Nii ilus. No sa mainisid korra, et see, et vaadata nende inimeste pool, kelle asju või kelle elu sa tahad, siis üks küsimus oligi just ka selle kohta, et kes on need sinu eeskujud, kelle poole sa võib-olla, kas siis seal noorena, kui sa alles alustasid, vaatasid, et võt ma nüüd, kuidas ma saan teha nii, et ma tema jälgedes saaksin nagu käia, et on sul siukseid eeskujusid üldse või on neid olnud või kes nad on praegu? Eestis, välismaal, kus iganes? Kipuvad ikkagi välismaal olema. Vahet ei ole selles mõttes. Ja kipuvad seal olema, aga eks need aastatega alati muutuvad ka, et ma niimoodi päris nimesid ei saa otseselt öelda, aga mul on hetkel ka mingid kindlad kontod, mida ma jälgin ja väga suureks inspiratsiooniks on, et ja enamasti on nende stiil siis selline hästi loomulik sisu, mida nagu ja kõik hästi loomulik ja kerge ja selline, et siuke tore on vaadata, et just kui mööda minnes on kõik tehtud, aga kõik on hästi ilus. et see on nagu, jah, see mulle väga meeldib. Et sa pürgid ka ise siis ikkagi oma konto, mõtled või tunned, et tahaks ka nagu
hästi lihtne, aga hästi ilus, et tahaks sinna poole rohkem. Jah, et tegelikult kogu see asi ei pea olema nii keeruline ja raske, et tihtipeale ikkagi tahan nagu üle mõelda millegi pärast, et tegelikult ei ole vaja ja ma kogu aeg tegelen sellega, et aina rohkem elust ka rõõmu tunda nagu hetkeolukorrast ja nautida kõik, et jah. Ja. No sõpradest rääkides siis väga-väga minul oli täitsa üllatus, et olid väga mitu küsimust oli selle kohta, et teil Senjaga on ikka nii lahe sõprus, et kuidas te Senjaga kohtusite ja mis teie sõpruse nagu eriliseks teeb? Vot tema ongi üks inimene, kes on mind, ma võin öelda, et on justkui tirinud maa peale tagasi selles mõttes, et naudi rohkem elu, Agne, ära mõtle nii üle, ära võtta kõike nii konkreetselt, et ma olen hästi tegelikult siin viimased aastad tugevalt ongi töölainel olnud ja eks see on mõjutanud nii eraelu kui ka vaimset tervist ja eks sellel kõigel on tegelikult suured sellised nii-öelda, kui ikkagi tööalaselt kuskile pürgid, siis millegi poolt sa pead kuskilt ka ära andma, et sa ei saa ühte poolt nii palju ongi arendada, ehitada, et sa pead kuskilt midagi ikkagi ära andma, et see kahjuks seda on olnud tunda tugevalt, et olen natuke üle töötanud ja nüüd proovingi seda, ongi see balanss on kõige raskem leida, et mis on kõige kuldsemad sõnad, mis siis Senja sulle sisse söötnud on, et mis sa tunned, et mis sind on kuidagi kõige rohkem selles mõttes aidanud? Mis see tema ta on tõesti, ta nagu selline tunne, et tema oskab elu elada, on ju? Ta naudib, et nagu tõesti siuke ilus kohe vaadata. Ja viimasel ajal nüüd on väga palju öelnud, et sa oled nii palju tööd teinud, naudi nüüd oma vilju. ja siis mina olen niimoodi, et ei, aga ma tahan veel midagi, ma tahan nagu kogu aeg edasi, see ei ole veel kõik, nagu mul on veel hästi palju, et alati kui ma midagi saavutan, siis ma tahan sellest rohkemat. Et ma olen kuidagi hästi siuke rahulolematu kogu aeg. Et okei, et mul on mingisugune eesmärk, ma saan selle ja siis ma olen, aga ma üldse ei ole praegu rahul, ma tahan veel. ma tahan veel kuskil edasi. Et see on selline jah, et kuidagi seda eneserahulolu, mis hetkel toimub ja nautida seda, vot seda on vaja tegelikult tugevalt, jah. Ja tead, me peaks just kõik olema vahepeal need, ükskõik nagu ise olla oma sõpradele, see inimene, kes ütleb, et aga kuule, ma tean, mul võtta korra aeg maha ja lihtsalt ole. Ja vaata, kus sa oled jõudnud. Mul üks sõbranna või töökaaslane üks päev ütles, et kas sa mäletad, et kui sa nagu töötasid meil kontoris, siis sa ütlesid, et sulle nagu see Instagrami nii väga meeldib, et kunagi sa tahaksid täitsa nagu tegeleda sellega. Ja sa rääkisid sellest nagu mingi, et issand, see on nagu nii lahe, et ei tea, kas, aga mõtle sa praegu teed ennast. Mõtlesin, issand, tõesti, et see oli nagu mu unistus. Ja täna ma et täpselt, ma olen ka samasugune, et ma teen, et ma saan edasi, aga nagu me ei võta seda hetke, et mõelda, et aga ma olengi ju seda elu elan praegu, millest ma võib-olla 5-10 aastat tagasi täiesti unistasin, mis tundus täiesti korra nagu võtta aeg maha ja ennast kõrvalt vaadata, et see on see oskus, mis vajab. Ja nii tore, et ta on nagu, et on need inimesed kõrval, kes vahepeal koputavad, vaata niimoodi. Ja nüüd ma saan ka aru, miks ta küsis, sest Senja saatis ise ka ühe küsimuse ja tema küsimus oli, mis tunne on olla seal, kuhu su töökus on sind toonud. Ja nüüd ma saan aru, vaata, miks ta seda küsis. No mis sa vastad Senjale? Mis tunne on olla seal, kus su töökus on sind toonud? Big post. Jah, täpselt see sama vastus tegelikult. Hästi raske on võtta seda aega maha ja seda nautida. Et ma kogu aeg, ma ei teagi, ma arvan, et võib-olla see on kuskilt lapsepõlvest tulnud või et ma ei ole kuidagi endaga kunagi rahul. Et ma alati tunnen, et ma ei ole piisav ja ma kogu aeg tahaks midagi rohkemat ja rohkemat. Et jah, võib-olla see
ongi kunagi millestki tulnud, et ega ei olegi selles mõttes lapsepõlves ka olnud niimoodi, et et lähen poodi ja võtan kõike või et kõik on kogu aeg olemas või et alati ikkagi kõik tuli raske nagu tööga ja et ikkagi ise pidin välja teenima mingid asjad ja et ma arvan, et see on siiamaani see, et ma tahan ise kogu aeg olla enda elu selline manager, et ma saan ise hakkama, ma saan nagu kõikide enda soovide asjadega, et jah, ma olen iseenda selline alustala. See on mingi generatsiooni asi ka natukene vaata. Ilmselt mul sellest ka tulnud, et ikkagi need mõned aastad modellindusega välismaal, et siis ma olin ka üksi laias maailmas, et enda eest väljas ja see on kindlasti ka tänapäeval väga tugevalt mõjutab minu kogu nii-öelda sellist suhtumist ja otsekohesust ja seda mitte allaandmist ja et ma olengi iseenda eest kogu aeg väljas. Läbi lapsepõlve, võt ongi, sellepärast me alati alustame tegelikult üldse lapsepõlvest, sellepärast on nii oluline, sest lapsepõlvest rääkib. Elukool on mul olnud selline, et korralik jah, et just. Ikka neid olukordi on päris palju ikka olnud. Just, aga tunned sa, et sa oskad nüüd natuke rohkem nautida siis seda hetke? Ja seda, mis sa oled saavutanud? Ma töötan selle nimel. Ikka töötad, on ju. Eks need asjad ongi niimoodi, et jah, et viimased aastad kogu see töö teema, et ma lähengi kuskil reisile, et kuna ma Eestis ei saa väga palju ilusat sisu teha, alati võtsin reisil hästi palju. Reis peaks olema puhkus, aga samas ma tegin seal väga-väga palju tööd ja tegelikult see tekitas ka hästi palju selliseid pingeid, et see kõige balansseerimine oli hästi raske aga selles mõttes jah, et elu ongi elukestev õppe, et väga lihtne oleks, kui me sünniks juba kõikide teadmiste ja asjadega, et kahjuks nii ei ole, et viimase aasta jooksul jah, ma olen hästi palju tegelenud enda sellise vaimse nii-öelda tervisega ja proovinud iseendast aru saada, et kust need kõik asjad tulevad ja proovida jah, tugevalt selle kõigega tegeleda, et aga ma selles mõttes ongi, et kui sa tegeled, loed raamatut, käid abiandjate juures, nõuandjate juures, et sa saad mõistusega aru, aga et seda panna reaalselt ellu tööle mingitel teatud hetkedel või see on omaette oskus ja see võtab aega, et kui ikkagi ma olen tänaseks 33, kui ma olen siin 32 aastat selline olnud, nagu ma seni olen olnud, siis neid mõtteid ja selliseid ideid ja asju siis tööle panna, seda on nagu üsna keeruline. Et see lihtsalt võtab aega, pole midagi teha. Et seda mustrit murda, sa võid aru saada, aga ega sa seda mustrit nii kergelt ei murra. Et sama, mitte õnneks ei lähe sama kaua aega, aga see nõuab tõesti lihtsalt seda tööd ja järjepidevust, et siis oma seda mindset ja kõike seda hakata ja ka päriselt nagu tegusid muuta. No sa tõesti oled tegelikult selle viimase aasta jooksul ka isegi sotsiaalmeedias vaata toonud välja, et see on sinu jaoks olnud väga keeruline aasta ja see on tegelikult hästi nagu ilus, sa ei pea nagu süvitsi, aga just see, et sa oled nagu sellest nagu märku andnud nagu. Mis on see olnud see kõige keerulisem hetk sinu jaoks sellel siis aastal? Või möödunud aastal või ütleme? No eks kogu see aasta on tegelikult väga-väga hektiline olnud, et ongi kindlasti on see viimaste aastate see töökoormus, mis ma olen võtnud ja mitte alla andnud milleski, siis eks see kindlasti annab mõjutada pereelus, et alati ongi mul olnud prioriteetideks siis töö ja laps, et siis mu on justkui tagaplaanile jäänud ja eks sellest kõigest saadki selles mõttes hiljem aru, et kahjuks ei ole osanud siis balansseerida piisavalt hästi, et jah, kahjuks alati ja kuskilt, kui sa nagu ma ennemgi rääkisin, et midagi üles töötad, siis kuskilt see annab ikkagi ka tunda, et jah. Nagu sa ütlesid, sa oled praegu nii palju tegelenud, lugenud, abi küsinud.
et see küll ei tule üleöö, aga need arusaamised on mõistusel nagu saab aru täna, on ju. Mis on need kõige olulisemad siis need asjad, millest sa oled aru saanud ja mida sa siis teeksid teisiti? Noh, et tegelikult ei ole mõtet niimoodi, aga lihtsalt võib-olla see, kes praegu kuulab, et võib-olla siis edaspidi saab teisiti teha. No minu jaoks on üks asi, mida ma kogu aeg proovin meeles pidada, on see, et ära proovi kontrollida asju, mida sa ei saa kontrollida, mida sa ei saa muuta ja ära muretse nende asjade pärast. Et samamoodi ka see kehtib kõigele, mis maailmas toimub, kõigele, kuidas teised inimesed reageerivad näiteks või mida nad räägivad sinust või sa ei saa neid asju kontrollida, vaid sa saad kontrollida ainult seda, kuidas sa ise reageerid ja kuidas sa ise käitud. Et see on üks selline asi, mis mind on väga palju aidanud. No ma toon välja selle, et me kõik teame, et need käisid kaasas igast need uudised, mingid pealkirjad ja me ei pea sellest nagu teemast, mis iganes seal oli taga, aga just, mis mina tollel hetkel, kui ma kõike seda lugesin ja ma arvan väga paljud naised, kõik sinu jälgijad samamoodi, kõige kurvem oli nagu see, et mul oli see tunne, et oh my God, kui sa ise tegeled võib-olla oma elus mingi sukse keerulise asjaga, täpselt nagu sa räägid, et ise endaga tegeled, suhtega, sa saad aru, et sa pead nagu tegelema ja see nii-öelda balanss on läinud käest ja siis tuleb veel kogu nagu Eesti rahvas ja kõik, nagu kogu see maailm kistakse Eesti rahva ees nagu lagedale, et ma võib-olla küsiks nii, et mis tunne sul oli, siis mina reaalselt, ma olin nagu pisar silmis kodus ja mõtlesin, et nagu mida Agne praegu tunneb ja mida sa läbi elad. Jah, see oligi üks selline väga suur murdepunkt ka. Et sellistel hetkedel ongi see, et eks see samamoodi mõjutab väga tugevalt jällegi negatiivses võtmes siis kogu seda olukorda, mis sul niigi on. Et see tegelikult intensiivistub seda väga tugevalt. Lisaks sellele tuleb veel juurde siis kõik see, mis teised inimesed räägivad, eks ju, et siinkohal ongi jälle see, et ma ei saa mitte midagi teha, mida niikuinii alati keegi räägib sinust midagi halba, alati kõigil on enda arvamus ja sa ei saa mitte kunagi seda tegelikult kontrollida. Et ükskõik, mis sa teed, aga sa sellel hetkel suutsid ka endale nagu seda öelda või? Või mis sa tollel hetkel päriselt tundsid ja mis ise endale, mis olid need sõnad, mis see sisekõne tollel hetkel tegelikult oli? Või see teadlikkus oli juba sellel hetkel olemas? Tegelikult sellest hetkest alates ma hakkasingi tugevalt iseenda sisse vaatama ja tugevalt siis tegelema, et viimased pool aastat on nagu eriti selline intensiivne olnud ja tegelikult ongi, millest ma olen aru saanud, et ega sa ennem ei hakkagi tegelema, kui sa oled midagi sellist suurt läbi elanud või kui sa oled kuskile põhja nii-öelda nagu sattunud, et selles mõttes ma olen isegi tänulik, et kui niimoodi nagu positiivses võtmes vaadata, siis eks seda oligi vaja, et natuke iseendaga ka hakata tegelema, et muidu ju sa ei võta seda aega ja efforti, et tegelema hakata, et jah. No küsiti ka väga konkreetselt, et mis on sinul need 1, 2, 3 tegevust, mis sind päriselt aitavad, kui on siuke raskem periood, et kui sa nüüd võtad sellel poole aastale näiteks, et sa tunned, et see on olnud kõige intensiivsem, kui sa tegelenud, mis on nagu konkreetsed asjad olnud, mis sind päriselt kõige rohkem on aidanud, et kes võib-olla samamoodi hetkel kuulab ja tunneb, et ta on võib-olla täpselt selles kohas, kus nüüd oleks vaja välja hakata ennast kaevama. Põhiline see, et sa füüsiliste tegevuste osas teed neid, mis tekitavad sul reaalselt heaolu tunnet. Ehk siis jumala eest ära hakka mingit jama sööma, ära hakka mingeid negatiivseid asju tegema, sest et tegelikult see ju jälle intensiivistub kõike. Ehk siis mul on just see, et ma teen hästi palju trenni. Kõik need raskemad hetked ma lähen trenni ja ma olen hoopis teises mindsetis seal trennis ja mul on hea tunne ja see on hästi palju mind aidanud praegu ka sellel perioodil, et mul on lihtsalt niimoodi, et ma panen endale graafikus trenni ajad ja mul on niimoodi, ma selle järgi panen kõik tööasjad, sest see on minu jaoks praegu kõige tähtsam. Iseendaga tegelemine. Siis ma ise tunnen, et see annab mul hästi palju.
Siis teine asi, looduses jalutamine, kõik selline annab mulle väga palju. Hetked leida, et seda raamatut lugeda, mis tõesti on sinu jaoks huvitav ja mis sind aitab ka võib-olla silmapiire laiendada siis enda hetkeolukordade osas. Kas on mõni raamat, mis sa niimoodi kohe soovitaks ka või? Nüüd, kuna see raamat on tegelikult juba väga tuntud ja ammune, siis alles mina jõudsin muidugi nüüd selleni, sest et varem ei ole justkui vajadust olnud, kuigi oleks ammu olnud, aga lihtsalt see ei võta ju seda ette. Lettem. Aga kas see ei ole ka mitte uuem raamat? Ta ongi nagu mingi viimast aastat. No ots, aga viimased aastad, aga ma alles nüüd leidsin selle. See on selle Mel Robbinsi, on ju? Just. Näiteks see on väga suureks abiks olnud praegu. See paneb sul niimoodi, et kui sa läbi selle teooria hakkad nagu, võid igast olukord, ükskõik mis elu olukorda selle Lettem teooria järgi võtta, siis see teeb elu palju lihtsamaks. Just. Las kõik teevad seda, mis nad tahavad ja sa saad ainult ennast siis nii-öelda kontrollida ja vaadata, kuidas sa Just. Nii, okei. Panna kalendrisse enne kõike oma aeg, raamatud, kas midagi veel? Ma segasin vahele, sorry. No muidugi ikkagi toitumine, see on sinu nii-öelda kütus, et sa ikkagi ennast hästi tunned, et mitte raskelt. Lapsega prioriteedid, kõik need aja jaotamised mõnusalt, et oleks kindlasti ainult tema ajad, kus ma panengi telefonid ja kõik muud eemale, et väiksed väljasõidud ja nii edasi, et sellised need annavad väga palju juurde. Ja muidugi sõbrannadega jutustamine ja kõik see annab ka väga palju, on mind nii-öelda ree peal hoidnud, sest et ikkagi kõigil on hästi erinev perspektiiv, hästi erinev selline maailmavaade ja ikkagi, kui sa ise oled mingis situatsioonis sees, sa näed seda nii teistmoodi kui kõrval oli. Et jah. Keegi vaata ütleb sulle, et kuule, mida sa ajad põhimõtteliselt? Et see kõrvalvaate ikkagi vaatab sind nii-öelda neutraalselt ilma emotsioonideta. Et seda on ka väga tihti vaja, et kui sul on keegi selline keda sa saad usaldada, et siis. Just. Keegi, keda saab usaldada ja keegi, kes julgeb öelda ka otse ka võib-olla mõnda asja sulle. Kes on ka väga aus. Mis on siis üks asi, mida sa tahaksid öelda sellele Agnele seal pool aastat tagasi? Mida ta oleks tahtnud ja vajanud võib-olla kuulda tollel hetkel? Ja võib-olla keegi, kes praegu on sellises hetkes? Kõik, mis elus juhtub põhjusega. Ma arvan, et see on see, mida alati ka meeles pidada. Et tegelikult see on hästi hea ütlus, et nagu GPS seda teeb, et kui sa lähed valele teele, et kuidas see oligi, et regenereerib siis ruuti on ju. Ehk siis elus on samamoodi, et hetkel võib-olla tundub, et see kõik on vale, mis toimub, kõik on väga pahasti ja tegelikult hiljem sa saad aru, et mille jaoks seda tegelikult oli vaja. Et see on see, mida ma proovin kogu aeg endale sisestada. Ja see tõesti vist aitab. Seda on tollel hetkel raske aru saada, aga tegelikult igas olukorras alati sa tagant järgist aru, no muidugi, et see thank God, et nii juhtus. Aga just kui sa oled selles situatsioonis kuidagi, nagu minagi tahan hästi karm olla iseendaga, et miks see juhtus ja ma olen kõiges süüd ja kõik on nii pahasti, et tegelikult just võib-olla neid asju on vaja ja mõeldagi, et mis sealt tegelikult midagi positiivset tuleb välja, nagu näiteks see, et ongi, et praegu muidu ma ei olekski hakanud nii-öelda enda vaimse tervisega tegelema ja kõike sellised, et jah. No võt. Jah, väga tore. Mis selle karjääri ja kogu selle kõige osas veel toodi välja, oli see emadus. Ja nagu täpselt see, nagu ma enne ütlesin, et nad näevad, kui suur töö on selle taga, aga iga ema, kes sind jälgib, saab aru, et issand, sa oled ju ka ema. Sul on pisike poeg, on ju. Et me saame aru juba, mis on see hind, mis selle võib-olla taga on ju. Aga võib-olla niipidi, et kas sa oled tundnud, või millised on need olnud need hetked, kus sa oled tundnud, et sa ei saa olla nii see sama 100% kohal olev ema,
kui ka siis 100% anda oma tööpanusesse, et kas sul on selliseid hetki, kus sa tunned seda, et räägi seda emaduse ja töö tasakaalu osas ka? Oi, väga palju on seda, et jällegi see balanss on väga raske seda leida. Et tänaseks jällegi justkui kahetsen seda, et ma nii palju tööd tegin, kui laps oli väike, et ütleme nii, et kui peaks saama teise lapse, siis ma tahan kindlasti väga palju rahulikumalt võtta ja seda täiel rinnal nautida, et hetkel oligi kuidagi läks see aeg nii sellega kokku, et sain lapse ja siis mul hakkaski karjäär just nagu selles mõttes ma hakkasingi ehitama seda ja hakkas nii-öelda boostima ja ülespoole minema ja ma ei suutnud kuidagi selle ree pealt välja tulla ja kogu aeg süda kuidagi valutas. Et jah, hästi palju olen pidanud ka sellest, ütleme nii, ikkagi piitsutan ennast siiamaani selle mõttega. Kahjuks, jah. Aga kas on midagi, mis sind nagu on aidanud, nagu, et ma ei tea, endale mingid, et täna, kuidas sa teed teisiti, et see tasakaal oleks nagu rohkem, sest see oli väga palju küsimusi oli selle kohta, et nagu kuidas teha karjääri, kui sul on samal ajal väike laps, kellega ma tahan ju ka nagu saate alla ka pühenduda. No ütleme nii, et nendel aastatel siis ma näiteks sõbrannadega absoluutselt ei suhtlenud, ma ei käinud eriti kuskil, ma hästi palju ütlesin niisama tegevustest ära, mul oli kogu aeg töö, laps, laps. Et ma kuidagi, mu süda ei suutnud anda seda nii-öelda lapse ajast siis tegelikult mujale. Et kuidas täna on? Täna ma proovin paremini seda kõike balansseerida, et ikkagi rohkem suhelda ja igal pool mujal anda ka, et ma mäletan, et jah, et tol hetkel oli mul täitsa niimoodi ka, et ma ärkasin 5 hommikul üles, läksin oma mul on jooksulint kodus, et ma saan oma sammud alati täis, ükskõik mis kell on, ükskõik mis ilm on õues, et see on ka üks asi, mis on väga suureks toeks, et mul on enda kuidagi hea enesetunde jaoks vaja liigutada iga päev, sest mul on muidu kohe, mul on tuju nii halb, ärge minuga üldse rääkige, mul on, et siis ma ärkasingi hästi varakult üles, tegin varahommikul töö ära, sest ma tundsingi, et mul jääb päevast 24 tunnist, mul jääb ajast nii puudu, et ma ei saa, ma lihtsalt pidin võtma seda unetundidest ja kuskilt ma pidin seda lihtsalt võtma. Et jah, muidu kuskilt jälle kannatab, ikka lõpuks kuskilt kannatas. Et jah, kahjuks. Aga kuidas sa siis nüüd täna teed ikkagi? Täna on ka 24 tundi sul, kas sa ikka hakkad kell 5 üles, võtad ikka unetundidest või mis, kas oled mingi switchi teinud? Ma olen switchi teinud kindlasti. Ma olen võtnud palju, proovinud olla leebem enda vastu. Kogu aeg lihtsalt seda meelde tuletanud, et ikkagi ela ka, naudi ja kuidagi võtan natukene kergemalt kõiki oma ülesandeid, et ei ole vaja nii tugevalt siis endale seda survet peale kogu aeg suruda. Et jah, alati mõtlen, et kui on mingid rasked hetked, kus mul näiteks ei ole mingit ideed või ma mõtlen kogu aeg, ma saan hakkama, ei ole midagi, ma saan hakkama, see tuleb väga hea välja, usu endasse ja ma kogu aeg korrutan endale seda, et ja alati tulebki kuidagi nagu toredasti välja, et siis jah, et jah, see sisekõne, mis me nagu endale ka sisestame, on ju, et kui palju seal on seda piitsutust versus see, et nagu nii sa saad hakkama, ära muretse, on ju. Et samamoodi viimase siin poole aastaga, kui mul olen täitsa, pole elus kuidagi nii raske periood olnud, siis aga kohustusi on ikka hästi palju, eks, et ma ei saa ju mitte kuskilt ju alla anda, ma ei saa võtta kuu aega endale lihtsalt, et ma lihtsalt kaon korra ära. Esiteks mul on juba laps, on ju, ja teiseks mul on kõik enda kohustused ka, et mis ma olen endale võtnud, on ju, et ikkagi iseendaga täiesti ise nagu hakkama saada ja ei taha ju kuskilt alla ka anda, et ikka tahan kõike neid asju, mis ma tahan ja nautida, siis on palju ka olnud selliseid hetki, kus ongi, et nutan oma peade nuttu ära
ja hakkan intervjuule näiteks vastama või noh, et mingid siuksed olukorrad, hästi palju on selliseid hetki, kus ma olengi elan ennast korralikult välja ja nii, saad hakkama, võtan ennast kokku, teen ära. Et hästi raske on olnud praegustel perioodidel ennast motiveerima kohustusi ja tööd tegema tegelikult, kuigi see töö on see, mida ma armastan, aga tead, lihtsalt on olnud selline tunne, et tahaks lihtsalt korra ära kaduda, aga noh, ei ole võimalik. et jah, siis kuidagi. Aga äkki on võimalik? Sa niipidi ei ole, et siin ei ole sulle öelnud kõrvalt, et aga mis siis saab, kui sa kuuks ajaks ära kaod? Äkki ei juhtu mitte midagi ja tuled kohe pärast tagasi ja kõik ootavad sind lihtsalt tagasi. Nii ei ole mõelnud. Vot ei suuda kuidagi endale lubada seda, jah. Ei suuda, jah. Ma veel seal maal ei ole. Äkki mingi, et on 3 aasta pärast teeme uue episoodi ja siis ütled, et ma olin just 6 aega tegin pausi. Et võib kes teab, on ju. Just. No sa mainisid juba trenni tegemist ja kui oluline tegelikult see on üks väga-väga oluline osa sinul sellest kogu vaimsest tervises, kogu sinu vormistada kõigest tegelikult nagu. Mina olen täpselt samasugune. Kui ma ei ole seda hommikul seda trenni teinud, siis see päev ei ole päris see. Sul ei ole seda juba seda eduelamust ja seda kuidagi seda, et ma alustan nagu mingit puhtalt lehelt. Ma ei tea, nagu täitsa nagu teine tunne kohe, et sa oled kohe hakkad oma töö asju ajama ja see väike see oma hetk jääb sealt nagu ära. Et ma olen sinuga täiega nõus. Aga väga-väga palju siis küsimusi jälgijatelt oli ikkagi, kuidas sa nii välja näed, mis su vormisaladus on, igatepidi, mida sa sööd, mis iganes pidi kuidagi küsiti just sinu vormi kohta. Räägime siis ära, kuidas, kas sa täna teed ka neid hommikusi trenne või ühesõnaga, mis su see, ütleme siuke päeva ja nädala rutiin siis töö mõttes on ja kuidas sa siis toitud? Tee nüüd siis selgeks kõigile. Tegelikult on väga lihtne. No nii. Aega peab võtma, võt see on nagu kõige keerulisem osa. On jah. Aga ma ütlengi, et ega puhkustega on samamoodi, et kui sa ei pane seda kalendrisse kirja, sa ei saagi mitte kunagi siin minna. Jah. Et tegelikult pane oma prioriteedid paika, sul on ikkagi enda eest ka vaja hoolitseda ja kui sa enda eest ja enda vaimse tervise ja heaolu eest ei hoolitse, siis kõik muu on ka, ei lähe üldse hästi. Et sul on vaja kõigepealt, sa ise oled ikkagi põhiline, sest et kõik nagu kõik, mis sind ümbritseb, ju mõjutab sinu enda see enesetunne ikkagi. Kui sa ennast tunned hästi, sul läheb tööl palju paremini, kui sa ennast tunned hästi, laps tunneb seda, tal on parem tuju, kõik lihtsalt muutub sinu enda järgi tegelikult. Et nüüd ongi niimoodi, et ma panen omale trenniajad paika, liikumised, iga suvaline kell, millal ma lihtsalt saan ära teha. Ma teen samal ajal tööd oma selle jooksulindi peal või jalutan. Ma teen telefonist tööd ja ma kohe planeerin selleks ajaks omale mingid asjad, mis ma saan ära teha. Ja trennid samamoodi, et ma panen need paika ja nende järgi tuleb kõik muu. No vot, ja tõesti, see on vist nagu üks asi, et tavaliselt on nii vastupidi, et kui läheb nagu keeruliseks või meil tekib liiga palju asju, siis me tahaks kohe need trennid ja muud asjad nagu nende arvelt hakata tegema. Et seda justkui ei ole vaja, aga tegelikult seda on väga vaja. Ma ei saa praegu, minul oli just täpselt nädal mul oli mees ära ja ma pidin kõiki neid lapsi ja kogu seda majapidamist kantseldama ja mul tekkis see, et kust mul aega saan? Ma saan aega, ma jätsin kõik oma hommikutrennid ära, sest ma pidin ju neid viima, aga tegelikult vastupidi. Ja kuidas sul enesetunne oli? Väga kehv. Jumala, ma olin täiesti nõme lõpuks. No vot. et see peaks nagu number üks. Ja et enda emotsioonide selline vaoshoid on ka hästi raske kohe. Et jah. Just, okei, aga mis sa siis teed? Kui palju sa teed mida? No ma ikkagi igapäevaselt sammud täis, eks ju. Sul on see lint siis kodus ka? Mul on lint kodus ka, et jah. Et kui on ilm halb või mis iganes, siis ma alati saan teha või suvalise hetkel näiteks, ongi, et laps on kodus, me oleme ka niimoodi teinud, et ma prindin lapsele mingeid ägedad asju välja, ta joonistab, värvib minu juures ja suhtleme või ta teeb mingid ülesandeid ja ma jalutan ja samal ajal aitan teda neid teha, on ju. Et ma ei pea seal kõrval istuma niisama, vaid ma saan lihtsalt kõike
multifunktsionaalne olla. Et emade supervõime. Muud moodi lihtsalt ei saa. Koosolekuid. Ma olen kõrvaklappidega ja jalutan samal ajal. Et mul ei ole vaja istuda ju. Just. Et oota, ja toitumise, okei, jah. Toonustreenid teen palju, mulle väga meeldib lihasvalu. Kus sa käid täpselt? Kas sa teed neid koduseid trenne edasi? Ma teen koduseid ja tegelikult kodustes ma tunnen kõige rohkem seda isegi, mõtlen ausalt seda nii-öelda pärastist tulemust ja tunnet. Aga mulle meeldib ka pilateses käia, Fusion pilateses, Reformer siis. Triinu, tšau! Jaa, Triinu on nii häid Triinu juurde trenne! Triinu Ollemaa ja siis barre on ka väga mõnus. Et see on väga intensiivne, ma ütlen. Ma ei ole teinud. Natuke paleti sarnane, et hästi palju just alakeha, jalgu ja peput ja natuke kõhtu ka ja seda ikka tunned ikka korralikult pärast. Jah, ma olen ühe trenni ühel üritusel oli. Stangega. Jaa, just. Ja see oli tõesti, et kui pilates on nagu ka intensiivne, siis see oli nagu veel next level. Et siis sa ikka tundsid nii, et kõik kohad olid ikka pärast valusad. Ja just need treenid ongi sellised, mis nii-öelda süvalihaseid siis treenib ja tekitabki toonust, et see mulle väga meeldib. Mitu korda nädalas sa käid trennis? No see oleneb täitsa. Vahepeal ma olen iga päev ka käinud. Ja mõni päev teen isegi 2 trenni järjest. Et täitsa olenebki, et näiteks kui ongi mingid raskemad perioodid, ma kohe tunnen, et ma kogu aeg, ma juba enam-vähem elan seal. Mul on selles mõttes hea, et ma saan tööd ka seal teha, telefonis igasuguseid asju. Kui ma seal näiteks olen ka jooksulindi peal vahepeal ja mis iganes. Aga jah. Kelle YouTube'i kanali järgi sa teed videosid? Ja kui on kiiremad päevad, ma panen kodus mati maha. Aga on sul mingid kindlad kanaleid öelda? Ja Pamela Reif on mul selline üks põhiline, kelle järgi ma alati tunnen lihasvalu korralikult. Ta ei tee pausi ka aega võttidagi ja väga korralikult. Tal on intensiivne. Intensiivsed ja see mulle meeldib, sest et miks ma teen trenni, kui mul ei ole tulemust. Ja Angela Kajo ka, kes on Eesti modell ja teeb väga lahe. Ja väga äge. Need 2 nime pange kirja. Pamela järgi ma olen teinud, aga Angelat, seda ma ei teadnudki. Väga hea, vaatan järgi. No nii, toitumine. Toitumine ka väga lihtne. Ma toitun väga-väga lihtsalt, et kõik, mis on värske ja töötlemata ja see on enamasti. Et kui ongi, ma ei tea, kellegil mingid nii-öelda, ma ei tea, pohmapäevad võtavad mingit rasvast, mis iganes. Mul on see, et andke avokadovõiku, andke mulle hästi midagi värsket, tervislikku ja mul on kohe nii palju parem olla. Iga hetk, kui ma tunnen ennast halvasti, ma lihtsalt kohe kreivin kohe sellist värsket kuidagi ja selline. Seda me rääkisime tookord ka, et see sul ongi sees ja sul kohe võtadki selle hea meelega selle õuna ja see oli see jama, et sul ei ole selliseid nagu hulle kreivinguid, nagu meil vahepeal tahaks nagu. Mul on kreivingud nende asjade järgi. Jah, just. Et seda ei saa kahjuks siin öelda, et kuidas Agne võitleb krõpsuisu vastu, et seda tal ei ole nii sellist. See on nagu varem väga pika lihtsalt distsipliini tulemus, et need kaovad ära lõpuks. Just. Aga küsimus oli ühe helgel see, et kas sul on olnud sükest perioodi, kus sul läheb nii-öelda lappe see trenni ja kogu see toitumise asi, võib-olla toitumise siis nii mitte, sa ei jõua, võib-olla kas sul on perioodi, kus sa oma kehaga ei ole rahul ja siis kuidas sa sellisel hetkel nagu saad selle motivatsiooni tagasi, et jälle alustada, sest ma arvan, me enamus inimesed siinpool on niimoodi, et vahepeal teed, siis teed hästi tublisti, siis jälle läheb vahepeal see mott langeb ära või tulebki mingi kiire elutempo peale ja siis jälle tagasi uuesti alustada, siis on jälle keeruline. Just, et tagasi ree peal saada, et mis sind nagu motiveerib ja mis sind siis aitab tagasi, et on sul üldse niimoodi sükseid perioode? Kõige lihtsam on muidugi mitte ree pealt välja kukuda, et ikkagi proovi nagu, selles mõttes tegelikult sul ei ole väga palju vaja. 10-15 minutit iga päev juba näiteks annab sul väga palju, et näiteks me käisimegi praegu Senjaga Marrakechis ja me tegimegi, ärkasime äratuskella järgi üles hommikul, et enne hommikusööki teha matitrennere. Käisime hommikusöögil ja peale seda tegime sammud ja jalutused nii-öelda sellise kardio tegime ära 1.5 Meil oli juba päev korras, meil oli juba väga hea enesetunne, kõik muu, et lihtsalt
sea prioriteedid paika ja tegelikult ei ole palju vaja, kui sa teed natukenegi iga päev või üle päeva, see juba toob suure muutuse. No sina siis ei ole libastunud ja ei ole tekkinud niisugust perioodi, kus sa nagu ei ole, sest see annab mulle hea enesetunde. Jah. Et see on sul ikkagi, see sama distsipliin, millest me 3 aastat tagasi rääkisime, see on jätkuvalt ikkagi võtmesõna. Järjepidevus mul on selles mõttes samamoodi nagu ma arvan, et enamus inimestel, et kui ma ikkagi toitun kehvasti, kui ma ei liiguta ennast, ma näen kohe igalt poolt seda peegelpildist ja nii. Ma juba tunnen ennast kehvasti. Et jah, nii on. No võt, väga hea. Selle koha pealt pole midagi muutunud 3 aastaga. Järjepidevus, distsipliin, värske toit, liikumine, et seda on hea kuulda. Ja tead, ma mäletan, mul hullult motiveeris tookord ikka see sinu, täpselt see, et see mindset, see on nii tugev sul sees, et endal tekib tunne, aga kuidas sa siis ei saa vaata, et siis tegelikult, kuule, me kõik saame tegelikult niimoodi, on ju? Täpselt palju ei ole ju vaja. Ja see on sulle ainult hea, nii et thanks jälle selle boost'i eest, mida enne suve veel eriti vaja. Nii tore on ju neid kõhulihaseid ju näha ju ometi. No ma neid ei ole kunagi näinud, aga küll tuleb see päev. Ikka tuleb. No nii, ma mõtlen, kas meil on, minu arust me kõik teemad, mis sinu küsimustes või sinu jälgijate küsimustes on nüüd kaetud. Ma loodan, et ma andsin endast parima, et kõik need teemad katta ja mul tegelikult lõpuks ongi jäänud ainult üks küsimus ja see on nagu meil ikka, seda ma küsin ikka, võib-olla see on ka vaata 3 aastaga vahepeal muutunud, et mis on, kui sa kõik piirid valla lased, kõik ei piir ennast ühegi mingi, mis iganes normi või asjaga, siis mis on need unistused, mis sul praegu on ja mis sind kuidagi kõrgustesse ja kaugustesse vaadates motiveerivad? Mis teevad silma säravaks. Just. Tahaks limiteerimata reisida, maailma näha näiteks on kindlasti üks asi see. Teiseks ma armastan catwalke, ma võiksin modellindusega tegeleda ka igapäevaselt neid just fashion showsid, et ma showsid mulle hullult meeldib teha, et see kuidagi see tunne mulle väga meeldib ja ilmselt sa saad väga kaua seda teha, aga tänapäeval vaata on nagu kuni 50, 60, kes veel laval on, et nii äge. Ja see oleks ei ole 20 ja kõik modellikarjäär läbi. Ja muidugi ikkagi rõivaste loomine on, mulle ikka väga meeldib see, et see on jah. Et ikkagi see oma bränd sul on, kui kõik piirid valla lasta ja me ei lase mingeid asju enda sisse, siis tegelikult ikkagi on see unistus, on ju? Jah, rõivaste loomine on jah, üks ka. Kas sa täna oled etapis, kus oled sa nagu, ütleme võrreldes selle 3 aastaga ka tagubusega, et oled sa nagu rohkem rahul ja rahu teinud oma eluga või tegelikult ma tunnen, et siin on ka seda nälga veel piisavalt sees või sa oled rohkem näljane tegelikult? Ma selle rahuga tegelen. Ja ma arvan, et see on tegelikult selles mõttes hea omadus, et see nälg ka ära ei kao. Et mis elu see oleks, kui sul ei oleks eesmärke, unistusi, kui sa ei tahaks kuskile pürgida, et kuidagi minu jaoks oleks kohe pool elu mõtet justkui nagu kadunud. Et jah, ma kindlasti ei taha, et see kuskile ära kaoks, aga selle balansseerimine ja sellega kõige tavaeluga siis nii-öelda miksimine, võt see on see oskus, mis on ikkagi elukestev õpe, ma arvan. Ja tead, kuna nii palju küsimusi oli selle tasakaalu ja nagu kõik küsimused, mis oli hästi palju sellega, et kuidas sa nii palju jaksad, kuidas sa nii palju teed, sul on veel laps ka ja kuidas kõike hoida, Ja minu arust see tänane episood oli nagu nii ilus selles mõttes, et see näitas ka seda, tead, see ongi
paganama raske seda kõike tasakaalus hoida. Et kui sa tahad siukest karjääri, kui sa tahad olla siukest isikul-brändi ja kõike seda, kõike Denim Dream by Agne Vaher on ju oma nimelist kollektsiooni välja lasta, siis see ongi paganama raske ja see tulebki oma hinnaga ja see ongi minu arust praegu see ausus selle juures ongi nagu väga ilus ja sellega ei peagi alati kõik ideaalselt hakkama saada. Peaasi, et sa sellest õpid ja täpselt nagu sa ütlesid, see on elukestev õpe ja me õpime, mina arvan, me õpime seda terve elu päriselt. Ma õpin seda. Me oleme vaata mõlemad emad ja partnerid ja samal ajal oma punnitama oma karjääri. Ma arvan, me saame nii hästi aru lihtsalt, mis tunne see on, vaata. Ja ma arvan, see oligi nagu nii ilus, et see tuligi välja siit, et naised, ärge muretsege, me keegi ei saa tegelikult ideaalselt sellega hakkama. Me kõik strugglime täpselt selle sama asjaga. Me oleme iga päev täpselt selle sama küsimuse vahel, et kus see tasakaal on. Ja tõesti palju on ka seda, et väljast vaadatakse, et sa oled ikka nii tugev ja kõik läheb nii hästi ja tegelikult kes mu kõik lähedased on, siis ütlevad, et issand, sa on nii õrn ja pehme seest, et tegelikult see kaitsebarjäär on lihtsalt see, mis on tekkinud võib-olla siis nii-öelda ongi kogu mu selle eluga, mis ma olen nii-öelda toime pidanud tulema ja iseenda eest väljas olema, aga tegelikult ega kulisside taga on ikka vahepeal ikka väga keeruline. Just. Ja tõesti, mult on ka küsitud, kuna me oleme viimastel aastatel rohkem suhelnud, siis milline see Agne päriselt on? No mingi teate, ta on kõige armsam ja soojem inimene. Päriselt, et ongi, et see müür on siuke, mis me välja näitame, see on glamuurne, kõik tundub nii äge ja vau, tugev, nii naine, aga tegelikult on täpselt, nagu sa ütlesid, tegelikult on seal sees väike soe armas hing, kes on tegelikult nii nagu, ongi täpselt, ma näetan, et teate, kui armas ja soe ta tegelikult on. Nii et see on tõesti. Jah, et üks asi on see, et mis sa saad või tahad või suudad väljendada siis sotsiaalmeedias, et paljud mul lähedased sõbrannad ütlevad ka, et Agne on tegelikult jumala naljakas, aga see lihtsalt ei tule kuskilt välja. Et tegelikult ongi nagu, et kuidas ma siis seda nagu justkui nagu väljendan enda sotsmeedias, et ikkagi ongi, ma tunnen, et see nii-öelda brändi kuvand või et see, kes ma nagu ikkagi, mis on toonud kõik need ägedad koostööd, mis ma olen väga soovinud ja need suuremad brändid ja kõik sellised elegantsemad asjad, siis see on see, mida mu süda ihkab ja võib-olla ma arvan, et nendega see nii-öelda mingi nalja tegemine ja kõik see niisama selline olme niivõrd jagamine ei lähe kokku, et jah, just kui ma tahaks ka näiteks sisu poolt rohkem mingeid naljaklippe teha, vahepeal ma ka sutsatan neid sisse, aga näiteks brändi koostöödena ongi, et hästi palju on mul ikkagi selliseid nagu ülalpeetavad brände, et ma ei saa sinna tulla lihtsalt nalja tegema. Et jah, see on ühesõnaga eraelu Agne on hoopis teissugune tegelikult, mis on näha seal. Just. Ja see on, ongi, see on see standard, mis ja see ootus, mis brändid ootavalt sinult ja sa pead seda tegelikult, see on täpselt nagu sa ütlesid sind siia toonud, on ju. Aga ma arvan, et tänane vestlus näitas kõigile seda, et päris Agnet. Nalja me nii palju ei teinud küll täna. Aga ma tean, et ta nalja mõistab nii, et aga nii, et jah, ma arvan, et tänane saade näitas täpselt seda südant, mis seal seespool tegelikult on, nii et aitäh sulle selle eest. Meil on siin Denim Dreami poolt sulle väike kingitus. Ma ei tea, kas nad kingivad siis sulle siin midagi oma kollektsioonist. Ma esimest korda näen seda kotti, kus on minu nimi peal. Ja, kõik need sildid on ilusad, kuldse selle Denim Dream by Agne Vaher ja need kotid on ilusad ja siidist paelaga. Ja muidugi me saame nüüd vaata, kui ilusad, nii sulle sobivad valged, ilusad Dream Cafe, need maiused meil on. Ja muidugi Denim Dreami kauplustes on siis suuremates Denim Dreamides on Denim Dream by Agne Vaher täiesti saadaval. Üks osa on juba kauplustes, teine osa tuleb maikuu jooksul. Ja e-poes on ka kõigile kätte saadav. E-poes on juba kõik ju olemas selles mõttes või? Või on ikkagi esimene osa. Ka tulevad jupiti. Ja, $8
toodet on hetkel, et Just. 14 on kokku. Meie enda seljas on hetkel ka need olemas, saate juba siit neid natuke rohkem piiluda. Ja muidugi teksakuu on maikuus, nii et nii nagu Agne rääkis, milliseid teksasid vaadata tasub. Denim Dream on Baltikumi suurim müüja, nii et tasub kindlasti teksakuu raames ka meie kauplustesse minna, nii et aitäh teile kuulamast ja tšau! It's one unique, one special.